Tere päevast! Nüüd juba kolmandat korda oleme siin seltsi punanurgas või õigemini rohelises nurgas vestlusringis koos. Loodame, et sellest saabki selline kena traditsioon, et igal neljapäeval me räägime mõnel teemal, mis meil hingel on ja mis ütleme ühelt poolt me räägime seltsi asjadest ja ka teiselt poolt ikkagi me räägime ka, et mis praegu parasjagu on nagu päevakajaline ja nii-öelda ajaga käib koos. Nagu me kõik teame, tänavu on kultuuripärandi aasta ja sellises teemaks kuulutasimegi välja, et täna me räägime seltsis kui kultuuripärandi kandjast. Aga kõigepealt, et oleks nagu midagi värskemat uudis ka. Eelmine nädalavahetus, mitte nädalavahetus, aga eelmisel reedel ma neljapäeval käisin keskkonnaministri juures ja üheks teemaks, mida me arutasime, et kuidas ütleme ka looduskaitse inimesed võiksid kultuuripärandi aastal milliseid suundumusi ellu viia ja sai ka arutatud teemal, et tänavune looduskaitse kuu võiks ollagi pühendatud just ütleme looduse kultuuripärandi seoste otsimisele ja nende näitamisele ja sinna sobib väga hästi meie Tallinna deklaratsioon, sinna sobib nii-öelda ka seltsi asjade meenutamine ja samaaegselt ma leppisin ka Keskkonnaametiga kokku, et juba 16. märtsil teeme nii-öelda Eilati juubeliaasta esimese suurema ürituse Lahemaal, nii Palmses kui Viinistul, kus me räägime ühelt poolt Eilatist ja räägime seltsist ja räägime nii-öelda kultuurist ja kultuuripärandist ja ma rääkisin ka Silvi Eilatiga just, et ta lubas ka tulla, proua Eilat, selle üritusele, natukene aitab Jaani meenutada ja siis temaga seoses oli just selles, et hetkel ta kodus Eilati nii-öelda arhiivis teeb kõvasti tööd ja otsib just seda teemat, mis on olnud läbi aegade seltsi üks päris oluline suund, et kui palju tegelikult peab paarsada mälestuskivi, mälestustahvlit, ütleme nii-öelda Eilati seltsi aegadel ju siin ja seal Eestimaale on pandud olulistele sündmustele, olulistele kultuuriinimestele, loodusinimestele, ühiskonnainimestele on tähistatud sünnipaiku ja muid olulisi paiku. Praegu just oligi näiteks küsimus, kui keegi meist, kes kuuleb, teab, et kuhu kunagi Eilat pani näiteks mälestustahvli seal, kus Tammsaare isa sündis ja sinna, kus Tammsaare ema sündis, et külad ja täpselt on teada, aga tegelikult seal on meil praegu uues ringis avastatud rõõmu küll ja küll meil. Ja Andres Tõnisson tegeleb ka selle sama teemaga otsapidi ja ma tahangi, et Andres, sa sealt selle lõigu pealt nagu jätkaksid. Jah, jätkan. Ja ma mõtlesin ka täna nende kivide ja üldse tahvlite tekkimisele. Tõenäoliselt pärast sõda ehk kui selts veel olnud uneski, pandi nagu ideoloogilisi kivisi tahvleid, eks. Ja kusagil 60-ndatel, ütleme selts võib-olla oligi esimene, kes hakkas nagu väljaspool ideoloogiat ka pärandit esile tõstma. Muidugi oli see väga kinni Eilati isikus, kes mõned nagu on öelnud, et oleks võinud olla mitte bioloog, aga hoopis kirjandusteadlane näiteks, eks. Ja eks tema ka balansseeris sellisel õrnal piiril, et ideoloogiat ei tohtinud, aga seda loodust ja kultuuri, neid tegelasi, kes olid Eestile olulised, neid ta vaiksi vargsi, tahtis sealt esile tõsta, kus võib-olla ametlik võim seda nagu nii ei oleks teinud. Ja meil on umbes aimu, et ligi 300 tähistust on sellest perioodist kusagil, ma arvan, 69 kuni 95 ma pakun, eks, ütleme Eilati aktiivne tegevus. Võib-olla hiljem, eks neid organisatsioone on nii palju ja see kivide tähistuste võlg on nagu mõnes mõttes kustutatud. Aga omas ajas, eks 70-ndad eriti oli see väga tänuväärt ja
palju tegelasi veel mäletasid neid, kellele pandi kivi, nende õpilased, need olid väga tihti koolmeistrid või mingisugused looduskaitse usaldusmehed omaaegsed, ennesõjaaegsed, eks, teadlased. nii et nendel oli tavaliselt veel mingisugune perekondlik side või õpilaste mälestus ka küljes. Noh, nüüd on 15-20 aastat möödas, eks need omandireformid ja kivide saatused on villa-palla. palju on rüüstatud, metallivargused, see kõik on fakt. ja no me tahame teha mingi inventuuri, eks. see on natuke mitte ainult, et minevikus sobramine, aga need tegelased, kahju, kui need on kord mäletatud, eks, ja nüüd nagu enam ei mäletata või ei teata. et võib-olla mingis kohalikus väikeses kogukonnas on väga vajalik see meenutada uuesti, et siuke sündmus on siin olnud. ei läinud ühtegi seltsi kokkutulekut mööda, olid need üle Eesti kokkutulekud, mis iga aasta toimuvad ju eri Eesti paigas ja ka väiksemad kokkutulekud samaks, et noh, ütleme juubeliürituste muudes raamides, aga ühelgi kokkutulekul, ühtegi kokkutulekut jäid sellist mööda, kust ei avatud ühte või kahte sellist nii-öelda mälestuskivi või tahtlit. et ta oli just, et Eilert haaras siis selle antud aasta kokkutuleku piirkonna, noh, mingid sündmused, mingid persoonid, et meenutati neid ja räägiti noh, nende osast kultuuri teadusloos ja tähistati ka need paigad ära. kõige üks naljakamaid või aga teiselt poolt lõbusaid seikle, mis mul meelde tulevad 80 aasta keskpaigas, kui oli Põltsamaal kokkutulek ja siis Leo Vassiljev, meie kartograafia õppejõud ülikooli geograafidele, tema arvutas välja, kus Eestimaa keskpunkt, Mandri-Eesti keskpunkt asub ja siis üks selline mälestuskivi pandi Tallinn-Tartu maanteel seal Adaverest kilomeeter Tartu poole. no see Mandri-Eesti keskpunkt nii-öelda Leo Vassiljevi arvutuse järgi oleks küll natukene kilomeeter kõrvale põllu peal jäänud, aga tähistati ära üks nii-öelda ajaloolise hiiepaiga juurde pandi see Mandri-Eesti keskpunkt, nüüd on see parkimisplats asi olemas. aga sellel kohal oli ka teine tähendus, et kui Friedebert Douglas sõitis Nõmmelt Ahjale, siis ta armastas, see oli täpselt keskel, noh, tee keskpaigas ja siis peatati auto kinni ja laotati valge lina niimoodi muru peale ja joodi nii-öelda selline hommikukohvi, söödi paar võileiva, siis sõideti edasi, nii et üks selline kena piknikukoht on ka, kultuuriline piknikukoht on niimoodi saanud kenasti ära tähistatud. noh, see oli võib-olla, siin on mitu tähendus sellel kivil kindlasti, aga selline jutt lisab ainult sellele kohale väärtust juurde. Esimest korda, kui ma sinna sattusin, siis oli see koht Võsas. et ma isaga peatasime auto kinni, isa ütles mulle, et see koht peaks siin olema, siis me muretsime läbi Võsa ja leidsime selle kivi üles. aga hiljem oli siis ta korda tehtud. päris meeldiv on praegu olla seal. aga kas need mälestustahvlid, mis sai pandud, et kas on plaanis ka mingi kokkuvõte mingi paberkandja peale või info sinna juurde, et no kõigepealt kindlasti, et andmed olema korralikud, ka need paigad üle vaadatud, et nad on kenasti leitavad, need paigad on või tähistused on alles, on ju, ja noh, kõigepealt elektroonilist, aga loomulikult see on selline väärtus, et paberkandjal loomulikult tuleks panna. noh, peab veel mõtlema, mis vormis, eks. mis vormis, aga tähtis on see, et ta on korrektne ja kontrollitud. see pole vaja, aga missugune vähemalt nimekiri hästi lühikese seletusega ja mõnega kaasneb veel ka see, mitte selle tegelase lugu, vaid selle kivi enda lugu, kust pärit rahn, missugused kooskõlastused. noh, et see hakkas juba oma elu elama, eks, see sündmus selles konkreetses Koosa külas näiteks, eks. ma tean, et sellesama Mandri-Eesti keskpunkti kiviga oli ju ka see probleem veel, et seal sinna taha sellele Metsasalu äärele pandi ka üks selline käimla ja siis meie maausulised olid väga pahased selle käimla peale, kuna et käimla nüüd hiiepaigas, et see ei kõlba mitte kuhugi. aga siit nüüd laienduses tegelikult pöördun sinu poole, Rein, et sa natuke arutad seda teemat edasi, eriti kuna sa praegu just ju, sul on valmimas hiite kohta film ja pühapaikade film ja värk. jah, see on üks täiesti lahutamatu pärimuskultuuri osa ja pärimuslooduskultuuri osa.
ja Hiisimaa vaataja õpiti väga mitmest seisukohast. Ja üks võimalik seisukohti oleks säärane, et Hiisi oma algses kujus, nagu nad olid, võiks ju tegelikult vaadata kui kõige vanimaid looduskaitsepaiku. absoluutselt. Ja kui praegu selleks, et ühte ala kaitsta inimtegevuse eest ja hoida teda, selleks on tarvis suuri seadussätteid ja vallureid, siis neid kohti kaitses selle all, kaitses tegelikult pühadus. jah, pühadus ja kultuur. oli traditsioon, neid kohti ei puudutud, neid ei ekspluateeritud, sinna mindi ainult teataval vajalikul juhul. Ükskõik, mis see siis oli see kohtumine iseendaga, oma esivanematega, nii nagu saamilased käivad oma esivanematega kohtumas seidakivide juures, saavad nendega seal kokku. Mina vaatasin kõrvalt, mina ei saanud midagi aru, kui kultuur minu jaoks võõras, aga austust äratab ta igal juhul. Ja Eesti on selles mõttes üks imelik paik, et neid looduslikke hea paika on tegelikult selle pisikese ala peal olnud tohutult palju. Ja neid on olnud nii palju, et tegelikult ta on alati olnud niisugune küla keskne koht. Järgmine, kui oli küla, siis selle küla lähedal, üsna lähedal, et temaga sai vahetult suhelda, oli ka selle küla pühapaik. Oli see siis tavaliselt ikkagi üks mingi metsatukk. Praegu kannab sellest mälestust võib-olla mingi kivi, mingi küngas või ainult üks koht. Ja omapärane nende paikade juures on see, kui nüüd lähtuda looduskultuurist, et paljudel rahvastel, eriti varasema kultuuri ajalooga ja rahvastel, eurooplastel, lõuna-eurooplastel, germaanlastel on tammikud. Siis Eesti pühapaikade omane on üks niisugune iseärasus, et seal on tähtis koht. Üldse ei ole oluline, mis seal kasvab. Täna kasvavad seal tammed, homme kasvavad seal ükskord kuused, siis raiutakse võib-olla maha, ega sellepärast pühapaik elab ka olemast. Ja isegi sel juhul, kui mõisahärrad ja pastorid tegid, lõhkusid kivid ja ajasid kinni allikad, ka sel juhul jäi see koht ikkagi selleks. Ja see mälu kestis senikaua, kui kestis see küla. Kui küla lakkas olemas, kui inimesed lahkusid või viidi sealt minema, siis uued inimesed, kes sinna tulid, nemad ei teadnud, mis see niisugune on. Tähendab, selles mõttes see mälu kestus, mälu püsimine rahvas on üks üle põlvede, niisugune nähtus, mis kestis üle põlvede ja selles mõttes väga huvitav uurimist vajav rahvas, see on pikk jutt, aga mina tahaksin tegelikult pöörduda nende poole, kes tänapäeval jäädustavad keskkonda ja loodust ja loodusobjekte ja üksikuid elavaid olevusi ja püüavad seda teha loomulikult emotsionaalsete vahenditega, et seda isiklikku emotsiooni, mida nad tundsid, kui nad nägid ja vaatasid ja otsusid, et see on väärt seda ja just nüüd ja praegu või veidi hiljem on seda niimoodi saab jäädustada. Et see peale kõige muu on ka veel dokument, kultuuridokument. Ja selles mõttes mina soovitaksin kõigile, kes, aga see seltskond on päris suur, me teame ja töötab entusiastlikult ikka juba kümmekond aastat vähemalt. Kogu aeg täieneb ja muutub. Omal ajal Jaan Eerat ütles, et tema põlvkond looduskaitsjaid ja tulid looduskaitse juurde entusiasmist ja kutsumusest. Ei olnudki nagu päris amet, see oli nagu rohkem kutsumus, kus pandi kõik terve elu mängu. Ja ma arvan, et säärane kutsumus tiivustab ka neid, kes lähevad ükskõik, kas on siis fotoaparaat või kaamera loodusesse ja püüavad sealt midagi kõigepealt tunnetada ja kui nad tunnetavad midagi, siis tabavad seda. Ja loomulikult panevad nad siis mingid need kõige õnnestunumad. Aga ma tean ise oma praktikast ja ka teiste praktikast, et tavaliselt see õnnestunud on võib-olla 100-st, 1000-st ja ülejäänud visatakse siis ära. Ja mina soovitaksin suhtuda sellesse, mida ära visatakse väga suure ettevaatusega.
ja teha sealt veel üks teine valik. ära visata ainult see, mis on tehniline praak, mis on kõlbmatu, mida ei saa kasutada. aga ülejäänud hoida alles ja tingimata protokollida paik, kus see võetud on, filmitud või siis pildistatud, juurde märkida, millal see on võetud ja hoida alles. Sest et kusagil needsamad võtted muutuvad mingiteks märkideks meie kultuuriloos, mis on olulised, mille kaudu me tunneme ära oma kultuurikandjaid eelnevatest põlvedest ja mida ka meie praegu tegelikult anname edasi järgnevatele põlvedele. see on teatav üsna oluline kultuurinähtus, ilma milleta tegelikult eriti nii väikse rahva ja nii väikse kultuuri nagu on Eesti rahvas, kultuur ei saa ju üldse püsida, kui me ise seda ei kanna. Meil ei ole tohutut hulka inimesi, kes miljonite inimeste hulgas ikka leiab mõnisada, kes sellega tegelevad, ülejäänud tegeleb millegi muuga. Lihtsalt nad elavad ja selles kultuuris ja viivad seda edasi, unustavad eelmised. Meid on vähe ja seetõttu me peame hoidma seda. Nii et niisugune kaheline suhtumine, ühelt poolt nagu oma loodusemotsiooni edasi andmine ja teiselt poolt sellesse suhtumine kui dokumenti, kui väärtusesse. See on ju huvitav, ma olen nüüd erinevate asjade puhul kokku puutunud. Kui suurt puudust tunnevad need inimesed, kes tahavad nagu peegeldada seda olnud, kui palju sündmusi on jäänud kuidagi silmapiiri vahel, isegi meie suurtest sündmustest, ütleme viimase aja sündmustest, olgu need siis need ketid või laulupeod, meeletub peaaegu pool eestlaste massiga seal, väga vähe on järgi jäänud. Ja lihtsalt sellepärast, et esimese hetkel nagu ei kujuta ette niisugust väärtust see, mis me oleme teinud, mida ta endast kujutab. Jah, ma just siit tahtsin jätkata, et proua Silvi Einart on ju kodust, ütleme, tohutu suur fotoarhiiv, kus on, ütleme, samadega me enne rääkisime nendest mälestustahvlitest ja kividest. Sinna on küll taha kirjutatud foto taha ka reeglina, et kus see tehtud on, aga ikkagi tekib veidi küsimus, et see paik ja täpsustada ja kokku viia, et see konkreetne kasvõi tähis üles leida. Nii et selles mõttes küll, et kui sellised, kui me siin kasvõi omakorda katsume võimalikult täielikult pildi saada sellest, kasvõi nendest tähistest, mälestuskividest, märkidest, mis on pandud, et siis kui me nüüd jäädvustame seda praegust seisu, õnneks on praegu tehnika läinud ikka nii kaugele, et GPS-iga võib lausa koordinaadid ära määratleda ja taha panna, et ta on kergemini üles leitav. Aga jah, et foto kui dokument on ju haruldaselt suure väärtusega, aga dokumendist ta saab ikkagi alles siis, kui ta on nagu ka kirjeldatud see teatud asukohad, et muidu ta on lihtsalt pilt. Et sellepärast, et tundub tegijal küll olema kõik imeselge, aga siin ongi näiteks see sama küsimus, et tuleb uus põlvkond ja murrab pead ja näeb vaeva ja teinekord lööb ka käega, et ei jõuagi jälile. Muidu ma veel toole tahaksin juhtida veel tähelepanu. Jälle pöördus selle seltskonna poole, kes hoiab käes nii või teisiti seda kaasaegset pisikest karbikest, mis jäädvustab kõike. Tegelikult meie ümbritsevas elus, kui me räägime linnaelust, kõik muutub tohutu kiirusega. Me räägime külade elust täpselt samuti, kõik muutub tohutu kiirusega. Aga muutub ka loodus. Ja muutub nii, et me tavaliselt ei pane sellise tähelegi, sellepärast me päevast päeva võime käia kohas ja ei märka, kuidas ta muutub. Samal ajal, kui te olete jäädvustunud selle punkti, kus te korra pildisite mingit maastikku, mingit inimese ja maastiku suhet. Tulge sinna aasta või 2 pärast või kas või 10 pärast tagasi, jäädvustage uuesti, te näete, mis on muutunud. Ja kui palju on muutunud. Praegu ju tegelikult tänu majanduslikele muutustele muutub ka nii või teisiti looduses palju.
ja seda muutust on tarvis jäädvustada, ega seda muutust on tarvis mõista, mis siis tegelikult toimub. Andres, sa mäletad täpsemalt, et nüüd ju vabariigi aastapäev ja kui Erki maja ette vaata istati tammed ja räägi see lugu ja natukene ka. See on sellepärast ilus lugu, et ei ole võimalik taastada seda olukorda, eks, et see vabaduskomitee või kuidas seda kutsuti. Jah, noh, Päts Konstantini vend või kes seda kunstiülikoolis pidas ühte maja seal, kui me mäletan, see oli vist teenija maja. Aga noh, nii või teisiti päästekomitee käis seal koos. Konstantin ja siis seal olid Konik ja Vilms ja kuna see maja oli 1918 salakoosolekute pidamise koht, siis teda hakati väga väärtustama 20-30 aastatel, et seal nagu see iseseisvuse häll pandi vähemalt laua taga niimoodi kirja ja need iseseisvusdeklaratsioonid ja kõik seal formeeriti, pisike majakene oli. Tõesti nüüd tõeline saunakene pildi peal ja ta sai vist 20 aastat, kui oli iseseisvusdeklaratsiooni väljakuulutamisest 1938 sai suure ürituse, pärjad, lipud ja noh, see maja oli nagu ma arvan, Tallinna kesklinnas kõigil teada väga hästi. Ja ta jäi hiljem siis Erki või Kunstiinstituudi lammutamisel ette ja lõhuti ära kusagil 60 aasta alguses. Aga noh, Eilart kindlasti ka paljud teised hoidsid seda kuidagi meeles, tuli õige aeg, vist 89 ja selle maja hoovis oli pisike murulapp, ma arvan, et 5 × 5 meetrit, eks. Ja Eilart hakkas nagu oma ideed, ma arvan, kunstiülikooli rektor vist oli Vares tol ajal, eks, hakkas temaga rääkima ja tegid väikese kena sündmuse, et sinna istutati tammekene. Kui ma ei eksi, siis täpselt samal päeval, kui esitati Toompeale sinimustvalge lippu uuesti ja pandi ka tahvel. Väga huvitav oleks see tahvel muidugi üles otsida, ta kusagil kunstiülikooli võib-olla mingis keldris, kus need kolitud on need asjad, eks alles. Ühesõnaga see vaik toodi nagu uuesti ellu ja noh, siin Eilarti see tamm, see oli see, ma arvan, et tema ettepanek. Väga kena niisugune sümbioos ajaloost ja natukene sellisest alla surutud iseseisvusteadmisest. 50 aastat hiljem uuesti välja tuli. No meie asi on võib-olla jah, nüüd proovida selle tahvlini kuidagi jõuda ja seda lugu mitte lasta unustada. Nii, Olavi, räägi ka. Ma võtan lihtsalt Reinu võtma peale, et no vanasti, kui mina nagu noor poiss olin, siis oli see hea asi, et telekast ei olnudki midagi vaadata. Ja kui tulid need vahepeal harva need loodusfilmid, siis see oligi nagu see üsna maksimum kvaliteet, nagu me telekast kätte said. Ja sealt nagu minul see suhe hakkas ja mul ei olnud mingit pilte ees, et mul tekkis mingi kalastushuvi ja siis olid vanemad mehed, kes võtsid sinna kaasa. Ja alati nad rääkisid ühte hästi, et no kala on, aga vaata vanasti, et 10 aastat tagasi, siis ikka lubises ja siis oli rohkem. Ja need jutud käivad nüüd siiamaani niimoodi. Ja nüüd ma räägin ise juba noorematele meestele, kes tulevad, et vaadake, et vanasti oli siin hoopis teised lood nagu. Ja ma ei tea, kas see on nagu, kas see on reaalne, aga ju ta on, sest muutumine toimub kogu aeg. Ja ma ei ole elus pildistanud ja ühelt poolt midagi jubedalt kadedaks, et kui ma ikkagi olen kalal kuskil, ma ei saa kala, mu käed külmetavad, tuleb kõrvale saarmapoiss, siuke väike, noh, minust ta on nolk veel, minust mõni meet vaatab mulle otsa, mis sa teed siin on ju, ei ole kala, ta käib korra vees ära, tuleb siuke särg nokas välja, eks ole, vaatab mulle otsa, kuidas ei ole kala, seda mees ei oska. Noh, siukesed hetked jäävad nagu minusse alles ja mul on ühelt poolt on nagu kade nagu, et ma kuidas selle pildi näitan inimestele, see on noh, nii intiimne või see on nii minu nagu. Teiselt poolt ma saan aru, et nii ei ole võimalik. Sest noh, ma ei oleks ise mitte midagi saanud või samamoodi näiteks praegu on see kalameeste kogudus, kalale.ee ja tohutult on see kalastus nagu nüüd läinud aktiivsemaks, inimesi tuhandeid on juurde tulnud need kalased, kas see nüüd on halb või tegelikult ei ole, sellepärast et tekib mingisugune kultuur. Tekib see moment, et inimesed õpivad loodust respektima
ja seda edasi andma oma nagu järeltulijatele. Ja alguses ma olin väga skeptiline selles suhtes nagu kogu see kalale.ee-sse, mis saab, aga praegu ma vaatan hea meelega, et see on ka üks looduskultuuri osa ja harib inimest ja nii võib ja peab. Ei ole liiga palju neid kindlasti, võib-olla seal talvel neid jääseikleid on palju, aga niimoodi. Aga nad ka neil on oma subkultuur ja neil on oma moraal ja see kõik toimib nagu positiivses suunas ja see on hea jälgida. No mina mõtlen nagu seda, et see õng on nagu fotoaparaat ja siis sa hakkadki nägema, ütleme kas või loodus, kui sa läksid selle teema peale, kuidas sa vaatasid Saarma poissini, et kalamees on rahulikult paigal ja siis tuleb loodust juurde, ta hakkabki seda nägema, sellepärast et kui sa tormad, siis midagi ei näe. Üks lihtne õpetus, kuidas loodust märgata on see, et võtta ühe käe otsa nii-öelda mingid veeanum ja teise käe otsa nii-öelda, et kumba käes 15-20 kilo niimoodi ja siis kõnni 1 kilomeeter maad. Väsid ära, paned maha ja siis sa hakkad, kui jalgu ja käsi puhkad seal, siis sa näed kõik see, mis elus ümber käib. Kui sa kõnnid ilma nende ämbriteta selle maa läbi, ei näe mitte midagi. Tahad kala saada, siis pane paagimootor seisma. Absoluutselt. See väike nõks. Ja nüüd kaerudega meetri haavalt näkkuda tuleb. Ja see ongi fotoaparaadiga ja filmikaameriga täpselt sama lugu, et kui sa ikka loodust teed, et siis sa pead olema ise rahulik ja vaikne ja siis tuleb loodusse kohta. Ja see ongi see, et ma olen alati mõeldud, ma olen aastaid mõttes, ma olen kirglik kalamees, aga tegelikult ma olen hiljem aru saanud, et ega ma ei ole kirglik kalamees. Mind huvitab kogu see komplekt. Ja minu puhul on nagu loodusel see puhastamisvõime või et no metsas ka, aga just veekogudel, et mul kaovad seal nagu mõtted ära. Mul lihtsalt, see on nagu meditatsioon või see suur vesi ja see suur mets lihtsalt imeb mõtetest tühjaks. Mulle on öeldud küll on hea sul metsas jõe peal nagu oma mõtteid mõelda pärast, et ei mõtle mitte mingeid mõtteid. Kalapüük on ka niivõrd lihtne tegevus ja see ümbrus nagu imeb endas ja tuleb koju, oled lihtsalt nagu peast tühi. Ja see on täielik restart, see on nagu tagasitulek töövõime juurde. Ja nüüd võtame, et kuskil Hollandis käia näiteks, kus on inimese otsas, ma ei tea, 14 või 16 miljonit palju seal elab niimoodi, ei ole enam loodust. Kõik järvedele on tõmmatud võrk ümber ja iga järve juurde on pandud juba silt, nagu, et mis seal teha võib ja mis seal ei või, kus võib nagu supelda, kus võib nagu mingi mootorsõidukiga sõita. Et ikkagi ma tunnen, et see meie väiksus nagu inimeste vähesus ja see on ka ühelt poolt on see tühi maa, mis meil on, see loodus, see on ressurss. Et kui need võib-olla ongi niimoodi, võib-olla ongi head inimesed tulevad linna. Tulge linna ja jätke. Mul haakub siin nagu see mõte, et vaata, kui ma tihti ju sõidan Lootse omnibussiga nädalavahetus, kõik sõidan ringi ja kui ma kuhugi satun mõnda ilusse paika, jõuame kohale, minu jaoks täiesti niimoodi nii-öelda Eesti sümbolpaik, kus oleks nagu mõnus lihtsalt rahult olla, aga ikka paljud tahavad ma jõuda kohe, mis me nüüd teeme? Ma ütlen, et kõigepealt rahune maha vaatame lihtsalt. Selle koha pärast me siia tulimegi. Et see oskus nagu maha rahuneda ja hakata neid ümbritsevat nägema, see on üks oluline oskus. Alati ei peagi midagi tegema, aga see tegelikult seostub ühe teise väga olulise asjaga. Ma olen praegu ma enam ei kasuta, ei käi mingite gruppidega ringi ja ei viitsi lihtsalt. Aga varem, kui seda juhtus, siis mind alati hämmastas see, et tuleb sul seltskond toredaid inimesi, tahab näha ühte kohta. Mina sõdin vastu, võib-olla niisugune koht, seda ma võib-olla tunnen, sinna võiks nagu minna, vaatame. No läbi siis vaatame, hommikul välja. Ja see seltskond 2-30 inimest, vähem rohkem. Nad tunnevad ennast hästi, kui nad omavahel saavad võimalikult tihedalt jutelda, rääkida kõikvõimalikest muljetest. Ja kui mõni üksik inimene jääb kusagil kaugemale maha, siis ta ruttab meeletu kiirusega teistel järel ja uuesti kambas alla.
ja seda, see näitas nagu seda, et inimene tunneb, eriti meil paar korda jäime nagu ööseks ja tulime öösel läbi metsa, päris huvitav. Inimene kardab looduslikku keskkonda, kardab veekogu, kardab metsa, üksinda on, see on võõras, see on tundmatu. Fantaasia hakkab tööle, seal on igast muud imelikud asjad, mingid helid on ja ise mõtleb juurde veel ja siis on näinud mingeid õuduslugusid kusagilt telekast, need assotsieeruvad peas. Ja kulub mõningane aeg, kui inimene uuesti hakkab tunnetama seda kohta kui oma elukeskkonda, kui oma kodu sisuliselt võttes. Ja see, et ta seal oma pinged maha laeb ja maha rahuneb ja ei peagi superaktiivselt kogu aeg mõtlema ühe, teise, kolmanda asja peale, vaid lihtsalt on, sest et meie tunnetusvahendid on ju tegelikult märksa keerukamad kui ainult see 5 veelt. Meie keha on väga keerukas mehhanism ja väga keerukalt seotud ümbritsevaga eluga, ma mõtlen. Ja seda ise alati ei tunneta, aga keha tunnetab küll. Organism kui säärane. Ja selle kontakti saavutamiseks ma ei teagi teist teed, kui lihtsalt tõepoolest istuda koha peale, leidaks mingisugune huvitav, enda jaoks midagi huvitavat, peatuda seal ja vaadelda seda veidi põhjalikumalt ja lihtsalt olla. Ja siis hakkab nagu kusagil tekkima see tunnetus, ühtsuse tunnetus. Ja meid kollitab ju tegelikult see õpetus, mis tuleb ka kusagilt võõrast kultuurist aegade ajast, et kogu see looduslik keskkond on antud meile valitseda. Aga keegi pole öelnud, kuidas seda valitseda. Ja tavakujutus on ikka sellest nii, et seda võib siis ka valitseda niisuguse kupja moel. Peab ennast keskida, võtta ja rabada seda, mis on ja kuna seda kõik on nii palju käes, siis sa võid seda võtta nii kuidas soovid ja nii palju kui soovid. Aga sellest hetkest, kui sul tekib mõningane austus elu kui niisuguse vastu, mitte ainult austus enda ja omasuguste, vaid küll elavate olevuste, kaasa arvatud ka taimed ja igas muud mutukad. Kui sa hakkad märkama, kui keerukas ja kui keerukalt nad omavahel seotud on ja mis tähendab tegelikult kooslus. Me teame kõik, et toimib olulisvõitlus. Aga et selle olelusvõitlus on ainult üks osakene sellest suuremast, mida nimetatakse koosluseks. Koos olemiseks. Miks pärast ühed taimed kasvavad siin ja mitte mujal ei kasva? Miks ühed linnud elavad siin ja mitte mujal ei ela? Miks üks loom eelistab magada selle koha peal, mitte teise koha peal? Ja ka miks sul endal mõne koha peal on maru tore ööbida metsas, teine koht on ebamugav veidikene. Ma ei tea, mis pärast. Aga see on kõik need koosluse avaldused ja kui me seda kooslust hakkame nagu tunnetama, mõistma ja võib-olla ka võtame oma suhtlemise aluseks, siis me hakkame hoopis seda kõigepealt võib-olla iseennast märksa rohkem väärtustama kui kogu selle keeruka süsteemi osa. Ja täpselt samuti seda ümbritsevat, mis meid ümbritseb. Jah, see sotsiaalne olen, nagu me siin oleme, see laguneb metsas või looduses ära. Sa jääd tegelikult üksinda. Mina vähemalt jään. Ja see võib olla alguses üsna nagu võõristav tunne, aga sellest võib ka sõltuvusse jääda. No see ongi eesmärk tegelikult, sellepärast, et lõbusalt öeldes võib öelda niimoodi, et tihti sellist kogemust, et matkame rahulikult, ma olen ise natukene kaugemale, et lihtsalt nautida vaikust ja linnulaulu, keegi tuleb mu juurde ja räägib seda, kui mõnus on nautida vaikust ja linnulaulu. Mina tean, läheb 10-20 sekundit mööda, ta ikka räägib sama juttu edasi, et ta tunneb ennast nii hästi ja kui tore on vaikne olla, ma teen enne. No, see on see lugu, aga teine lugu on see, et kui sa oled selline rahulik vaatleja, siis sa ju hakkad nägema. Ma mäletan, Osmussaarel oli nagu Tiit Pääsuke jalutas vahepeal üksinda ringi, ta ütles, käis seal
lahe ääres oli jalgupidi ka vees, vaatas, kuidas üks haigur püüdis kala. ja sina tead ju täpsemalt, lindude loomadega on niimoodi, et kui sa oled paigal, siis ta sind ei karda. siis ta ei ole häiritud ja niimoodi, kui Tiit vaatas seda, et kui lind vaatas nagu teise suunda, siis astus sammu lähemalt, jälle oli paigal, ei liigutanud ennast ja nii oli ta lõpuks sellel kalamehel haiguril juba vaid mõne meetri kaugusel ja vaatas, kuidas siis see kalamees nagu toimetas. et noh, selline oskus, selline vaatleja oskus, et kui sa ise oled rahulik ja et see on väärtus, kui me tajume endas seda, omandame selle oskuse, ma arvan, see on täitsa õpitav oskus, et siis muutub meid ümbritsev hoopis põnevamaks. kohutavalt huvitavaks. ja keerukaks. jah, mitte põnevaks, aga just huvitavaks, jah. aga, ja samamoodi on ka, ütleme, nende kultuuripaikadega on ka see just, et üks asi on, et sa oskad näha, aga see, et kasvõi mingisugune koht, mingi paik, kasvõi mingisugune, noh, alustasime täna Monumentis, hakkas jutustama, siis on just see teine pool, et nagu teada, et Eilartil oli selline fantastiline fenomen, ma mäletan seda, et ta suutis ühte lausesse panna, umbes konstrueerida sellise lause kokku, et noh, ütleme Suurejani kandist, et siin lähedal kasvab mesimurakas, Karl Robert Jakobson avastas imelise laanenääri, sellise väga ilusa linnu, keda Soome fotograaf, ütleme Hannu Haudala maailmakuulsaks on pildistanud. ja see lause tegelikult jätkus nii, et see ühes pikas hoos oli kogu piirkonna kultuurilugu ja loodus sees. ja kui sa selle lause niimoodi tema suust nagu ära kuulsid, siis tegelikult see piirkond, see koht hakkas noh, midagi sinu jaoks hoopis enamat tähendama, kui lihtsalt ütleme laanenäär või see mesimurakas. tekkisid seosed jah, ja seose loojana tähendab. ja mul ongi kahju nagu natuke sellest, et kui me nüüd oleme vaadanud seda, kui vähe on tegelikult, ütleme, neid pildi ja heli salvestis, fotosid on nagu Eilartist rohkem, aga kui vähe on tegelikult niimoodi helisalvestisi. me nüüd vaata sinu käest saime just, et seltsi koduleheküljel panna ka üks 75. aastal niimoodi Eilarti selline noh, ennast tutvustav lõik, mis on oma aja kontekstis ja seetõttu annab väga hästi pildi loob, ütleme Eilartist kui ühiskonnategelasest, tähendab, kes kõndis nagu selle noatera peal, ajades nii ja teist asja. Aga kui seal on natuke neid mingist tolleaegset retoorikat selle lõpu lausetes sees, siis vaatame ise peeglisse ja kui me tihti ennast kuulame, siis nii-öelda kaasaegset analoogset retoorikat, kui palju meie enda ühte keelt täis. jah, ma mõtlen ka, et kui see niisugune koduse vaatlemine või sihuke üksi olemine, mida loomulikult selts ja Eilert on vargsi soodustanud ja see on nagu loomulik, aga noh, see ei ole olnud kunagi üks seltsi aktiivse tegevuse vorm, et noh, mine üksi metsa, eks. aga see on loomulikult loomulik. siiski Eilarti see noh, sihuke selts ja see pidi olema kuidagi nagu ühiskonda suunatud, eks, ja mingisuguseid asju liigutama, esile tooma ja just see ürgsema looduse kõrval see Eilarti teine märksõna on see maastiku hooldus, eks. aktiivne samm. ja võib-olla praegu nimetame kuidagi teisiti, ja lõpuks võib ka lihtsalt öelda, et kodu korda või kodu kaunistamine. aga fakt on see, et tema peas see väga varakult hakkas mingeid võrseid ajama. ma vaatasin täna järgi, et 20-aastane poiss kirjutab Sirbis, noh Sirpe Vasa vist oli tookord, eks, loo, et Jakobsoni, Liivi ja Koidula ja kelle veel kodukohad on noh võssa kasvanud unaruses, eks, kutsub nagu üles 53. aastal. ja noh, omas ajas see oli muidugi jah, niisugune esmane võib-olla appikarje, aga sealt jõudis natukene hiljem juba niisuguste kultuurilooliste kaitsealade piiritlemiseni 60. aasta alguses.
no need on täna on kõik olemas ja kõik teadvustatud ja Liivi muuseum ja Kurja suur memoriaal, eks kõik on olemas, eks, aga selle Jaani niisugune tugi oli seal alguses väga kõva. Ja see maastikuhooldus, noh, ma teen selle Tammsaare lingi ka et siis tema seda vaatelisust ja niisugust kena maastikku läbi mõnede juhtide väga surus. See hakkas tolles ajas ka rahvusvaheliselt kõrva, silma ja siis 83 oli siin üks 81 oli see maastikuhoolduse lugu, 83 oli see Tallinna. nojah, 80 alguses ja ettepanek Tammsaare medaliga hakata vääristama selliseid üritusi või isikuid, kes seda maastikukultuuri on arendanud. Noh, selle tegid tegelikult soomlased, aga ju siis Eilart oma tegevusega ja seltsi tegevused siis avaldasid mingit mõju. Et siin see maastikuhooldus käis ja Tammsaare niuke värske tähtpäevaline, värske sajaline, et oli võib-olla ka Vargamäe taastatud see kompleks ja avatud ja see oli kõik nagu hetke kuum ja jõudis see Tammsaare medali idee. Medalid on siin. Näita rahvale ka, jah. Et just eelmine kord Arvo Iitar rääkis nagu ka, aga jätka just, et see Tammsaare lugu. Et see siis sai rahvusvahelise statuudi, mida võis välja anda siis see IUCN Ida-Euroopa Keskus, mida Eilart siin kureeris. Ja vist 10 aastat anti neid medaleid välja professoritele Rootsist, Taanist ja kust veel. Ja äkki olidki kõige viimased, kes need said, kuninganna Margareta ja Rootsi kuningas. Taani kuninganna ja Rootsi kuningas, eks. Sest nemad tegid siin muidugi poliitilisi visiidi juba uuel ajal, eks, aga mööda minnes isutasid ka tammi siin-seal. Just. Meil isegi siin SES-i nii-öelda arhiivis on lausa Rootsi kuninga nimeline labidas. Jah. Noh, võib-olla, et Rootsi kuningas Tammsaare medal, see on temal võib-olla 1000 medalist, aga Eilart nägi siin jälle sükst võimalust siduda nüüd selline kohalik kirjanik, eks, natukene rahvusvahelisemasse sfääri Rootsi kuningale meenutada, et meil on ka siin millegi poolest, maastikukultuuri poolest huvitav liikumine. Aga jah, meie praegune kohus vast on seda medalit kuidagi proovida üles soojendada, et minu teada teda me pole ammu jaganud või tema statuut on natuke nagu unaruses. No peab ka Kalev Sepaga rääkima, kes on praegu nii-öelda meie mees IUCN-is. Et ma arvan, miks mitte, kui on nüüd, kui ma ministrius käisin, oli just juttu selles, et kuidas ütleme seda Tallinna deklaratsiooni 30. juubelit ka rahvuse mõttes sügisel tähistada. Et siis mine tea, et äkki võiks, kui on kedagi väärikat läbi mõelda, siis nii-öelda Kalev Sepp annabki kellelegi taas Tammsaare medali välja. Nii et see võimalus on tegelikult kõik olemas. Aga nüüd jah, selle mõttega veel, et kui nüüd mõelda jah seda, et kui meil on kultuuripärandi kandja ja ka samaaegselt hoidja, tähendab, et siis selles mõttes on küll jah meil oluline, et ühelt poolt, et elada nagu kaasaegset elu, aga teiselt poolt just, et need samad omakorda jäädvustused omakorda ikkagi alles hoida, jäädvustada ja miks mitte ka hoida ja korda teha. Kas see on äkki homme või on vist kultuuripärandi aasta mingisugune sündmuseks on, et oluliste inimestega kas haudadele või küünalt panema, oli vist selline. Ei tea, infot on palju. Tähendab, see ongi niimoodi, et ma olen jälginud küll, aga lõpus kõik ei mahu ka ära, et võin ju päev siia-sinna eksida, aga jah, seda tüüpi üritusi tähendab on nüüd ikkagi tänavu sel aastal ikkagi ju laiemalt ette võtmisel ja ka sina vaata, kui viimane kord me olime detsembris, oli see täiskogu ja konverents ja siis oli ühelt poolt Jaan Tamm ja teiselt poolt sina, te rääkisite just nii-öelda muinsuskaitse ja ka looduskaitse omavahelisest nii-öelda sõprusest ja kokkupuutest. Eelmine aasta tähistas ju muinsuskaitse oma 25. aastapäeva
ja ma usun, et need muinsuskaitse liikumised nagu inimesed nagu on sellega nõus, et senini, kui veel muinsuskaitse selts ei olnud, siis mingis formaadis, mingis võtmes ka looduskaitse selts täitis nagu seda rolli. kindlasti. ja samaaegselt nüüd ma arvan seda, et me peaksime koostöös ja kõrvuti seda asja edasi kaitsma. nii et jah. ma tahan öelda, et nüüd on natuke veel see aktsent veel lisandunud, et Illartise hiilgeaeg ja need kivid ja asjad, see oli, maaelu oli tugev, eksisteeris ja oli perspektiiv. praegu on maa on välja surnud ja sellepärast igasuguse sellise meenutuse uuesti elustamine on nagu topelttähtis, eks. et kusagil väikses kohas, kus enam midagi ei toimu justkui, on ka omad kuulsad mehed ja asjad olnud. no võtame kasvõi Arnold Ermi edasi kolhoosi peaagronoomi ja ütleme seltsi kunagise nii-öelda maastikuhoolduse ühe juhi. et asjad seal edasi kolhoosis tähistati, siis oli just see aeg, see põllud tehti suuremaks ja ka sealkandis ju talusid lükati kokku, aga vähemalt üks asi tehti, et talukoht tähistati sellise tähisega kiviga ära, et nii-öelda maastikul ikkagi see koht nagu jäädvustati. See on, öeldakse niimoodi, et ega seda talude aega ju sellisel kujul vaevalt, et tagasi tuleb, nagu kunagi Eesti Vabariigi lõpuaegadel meil oli ju 130 000 talu Eestis. et praegu lihtsalt aeg on teine, aga samaaegselt ütleme need kohad ja see on ju kultuur. et mõnigi küla on praegu tühjaks jäänud, kus meie tegelikult juured ja mis oli ka huvitav see, et vaata see Rein äkki mõttiski, et natukene ja aitad seda lahti mõtestada. et eilati üks oluline asi oli just see järjepidevuse mõte, et kui ütleme tavaliselt räägitakse, ütleme kirjanik Tammsaare, aga eilalt nägi väga oluline roll, et kust on pärit ka Tammsaare ema ja Tammsaare isa ja ta vaatas nagu ühte konkreetset inimest hoopis nagu teises võtmes, otsis juuri, jah. see juurde otsimine on mitmes mõttes nähtavasti oluline. aga ühelt poolt me kanname endas alati mingit geneetilist informatsiooni, mis määrab meie olemise ühel või teisel kujul. teisest küljest määrab tohutult palju see keskkond, kus me tegutseme, kus me oleme kasvanud. ja kolmas kindlasti, mis määratleb tohutult palju, kuhu me oleme sattunud, see situatsioon. Kuidas see meid formeerib aastakümnete jooksul. Ja kõik see kokku moodustab teatava terviku. Ja kui sellest tervikust on üks osa puudu, siis ongi midagi puudu. Tähendab seda lahti rebitud sügise lehe funktsiooni on inimesel veel ikka rasked olud. Seetõttu inimesed, praegu eriti on see tohutult moes, kas võitakse oma sugupuud üles leida ja kes kus kohalt, mismoodi, kus maakonnast, kus pärit on. Ja seda mälu tasub selles mõttes taastada või otsida vähemalt. Ja see kõik kokku moodustab ühe terviku. Ja mulle tundub, praegu on niisugune üldine loosung või tendents on see üleilmastumine. Aga ma võin ju eksida, aga mulle tundub, et iga rahvas selles üleilmastumise protsessis on sedavõrd väärt, kui palju tal on pakkuda oma kultuurist teistele. Sest üleilmastumine toimub, ta toimub niikuinii ja see on paratamatu. Aga selles üleilmastumise tuhinas ei tohiks me ennast muuta ühe ülbaliseks kaubaks. Vaid me peatame tunnetama seda, mida meil on pakkuda teistele ja mida meil on võtta teistelt. Meil on palju võtta teistelt, maailma kultuur on väga mitmekesine ja väga huvitav, väga põnev ja seda kõik on väga põnev omaks võtta.
aga ma arvan, et täpselt samuti on ka meil üht-teist pakkuda. ja selle poole tuleb nagu püüelda. no loomulikult meil on ju ka Konrad Mägi ja ütleme, aga kui ma mõtlen seda, mis on, ütleme, minul näiteks kõige rohkem sees, kui ma keegi tihti küsitud, et ütle, et noh, mingi koht, mis sul nagu noh, nagu kõige rohkem on nagu hinges või nagu kõige ilusam koht Eestis on ju. noh, siis tegelikult tuleb lapsepõlve näiteks mingisugune just, et noh, vana talu nii-öelda õhtupäikes, aknast, kus õhtupäike sisse paistis, saare lehtede virvendus tuleb esimene pilt silme ette, siis tuleb võib-olla onuga kuskil seal Viljandimaal, ütleme praeguse Soomaa rahvuspargi aladel, ütleme, kui see hobuniiduk oli 2 hobust oli ees ja aga noh, mina väikse poisina püüdsin seal kala, kui onu tööd tegi. ütleme sellised mälupildid ja asjad ja siis on lugu, me peaks mõtlema ka selle peale, et meie oma lastel ja lastelastel oleks selliseid ilusaid pilte, mis neid kogu elu kannavad. aga, ja teine lugu on nagu selles, et ma mäletan juba see oli 80 aastat juba temaatikas ülikooli aeg me arutasime ja Jaan Kaplinskil oli selline mõte, et kui sul ei ole, ütleme linnas elades, ütleme sa elad küllaltki standardses nagu noh, niimoodi kodus, et siis vali üks noh paik endale välja, kus sa hakkad nagu pidevalt käima, millega sa kasvad kokku, tähendab, mis saab nagu sinu kohaks ja ma arvan, et selles mõttes ja koos lastega, kui sa käid ühes paigas ja sellega sa annad oma lastel ka võimaluse näiteks ütleme, et neil on noh nagu meie loodusest ja maastikus ja mingist kohast, et ta tajuks, et lisaks sellele, et ta elab, ütleme noh, suures linnas võib-olla kõrghoones väga uhkes korteris ja vaatab õhtuti loodusfilme ja mängib arvutimänge, et lisaks sellele, et tal oleks mingisugune teine suhe ka, ütleme nagu teine kodu oleks veel kusagil olema. ütleme, et kui elu jooksul nagu elu paiskab mööda nagu maad siia sealt ennaks, elukoha vahetused, töökoha vahetused, kui igale poole jääb oma koht maha, siis kunagi üks ring peale teha, tuleb tagasi nagu koju. Ja siin oled jälle nagu kodus. Et mul on ka õnneks nagu niisuguseid kohti jäänud hea mitu, mille peale aeg-ajalt mõtlen ja kuhu ma tegelikult satun ka. Ja oled kodus. Hakkad inimesi mäletama, kellega sa seal olnud oled, neid jutte hakkad mäletama ja see koht on juba rohkem kui, noh, see on kodu. Ja ma arvan, et tegelikult ütleme Looduskaitse Seltsi üks ideoloogilisi suundi võikski olla, noh, ütleme selliste ideede ja selliste mõtete propageerimine ja ka no kaasa aitamine tähendab nagu, teen jälle selle paralleeli meile valdselt, et selle kodu ja noh, Heljakt mitmed ei pea kogu temast rääkima, aga nii paratamatult ta kujuneb, et tema rahvusmaastike mõte, eks, see oli ju ka oma ajast ees, 15-20 aastat vähemalt, eks, et see on ilus koht, taevaskoda või 3.-4. selge, aga noh, temal oli vajadus määratleda noh, niisugune tüüpiline Eesti niisugune põllumajanduslik ala või mingisugune selline iga piirkonna jaoks niisugune näidisala. Ta oskas sellest kenasti rääkida, vähem kirja panna, aga see kõik, noh, täna on ta realiseerunud siin mingisuguste planeeringute ja väärtmaastike ja top 10 ja top 100 näol, eks ta on lahustunud, aga temal tuli see mõte, jah, 80 aastatel ütleme esimesena hakata kuidagi noh, seda igiomast või ürg-Eestit välja tõstma. No umbes 30 sellist nii-öelda piirkonda ta nagu pakkus välja, tähendab koos oma sõprade lähikondsetega, kellega nad selle nii-öelda koostasid selle nimekirja. Mis reeglina ei olnud mingisugused noh, tänases mõistes mingid väga efektsed asjad, eks. Tolle mõistes ütleme, mõned asjad olid paljudele meist ju, me ei osanudki seda, me elasime teises ajas veel, ei osanudki nagu väärtuslikult, pakkus näiteks Sinimäed välja. Aga ta üks printsiip oli juures veel, et see paik pidi ka noh, kenasti hooldatud ja korras olema, et teda kõlbaks ka nii-öelda külalistele näidata.
et nii mõnigi koht, kus on palju väärtusi, tähendab jäi nagu sellepärast mängust tema nimekirjast välja, et tol hetkel ta ei olnud piisavalt niimoodi korras. ei noh, midagi oli see, mis teda häiris ja ta jättis välja, aga loomulikult kogu see tema see 30 oli ju subjektiivne. nii nagu, aga kõik sellised väärtusklassed on mõnevõrra subjektiivsed. kui me laseme arvutil nimekirja koostada, siis ma ei tea. arvutab nii, nagu ma Tanel ütlen. et näiteks sa, Rein, ju võid samamoodi koostada oma 30 ja see on sama väärtuslik, aga ta on teise võib-olla natuke teise kontseptsiooni alusel koostatud, aga me ei saa ütelda, et üks on parem kui teine, aga samaks, et see ühisosa võib olla, kui me pärast vaatame niimoodi ja arutame koos, et see ühisosa on hästi suur tegelikult. mingisugune lõik sellest jõudis siis Eesti krooni kujundusse, eks. ja see oli minu arvates eilalt üks selliseid paremaid jäädvustusi ja õnneks nad on kõik, paljudel meist on ju vähemalt mingid mälestuskogumid alles Eesti kroonidest. Peaks ikka olema jah, et kui võib-olla see Jakobson on vähem, et see tundus liiga suur raha olema, et teda alles hoida, aga mõnele inimesele, aga see. Pigem nagu inimese mäletab seda figuuri seal, aga võt seda teist poolt, et mis seal Jakobsoni selle panga tähe teisel küljel, seda mäletas vähem, mida muidugi Eilert rohkem tahtis. No loomulikult, et me suitsupääsukust mäletame ikka ja Hurda taga Urvaste tamme ja Kerese taga, ütleme Narva poolt vaade Jaanilinnale, et lausa võib tekitada teatud küsimusi. vahepeal on nii hea, näed, kui inimesed teevad oma sodi korda ka. Nüüd on alampedjal on kõik, kus kuulajad on süvendatud ja viidetakse luhtasid jälle ja see hoiab selle keskkonnas veel korras nagu, et viimati käisin kaua aega tagasi, siis vaatasin viimane ainuke vooluga, mis seal oli, see nii õrnalt veel nagu tähendab voolas läbi, nüüd on kõik lahti jälle ja kala käib kudemus. See on ju puhver nagu, ma ei tea, väga tark mees ei ole, aga kui see asi sealt kinni nagu jääks millegipärast, siis Tartu linn oleks supilibrauselt ujuks, kui see vesi sealt kõik otse Emajõgi selga lendaks neile. ei no jaa, ütleme Tambetsi ja need, kes nad seda ettevõtmist teevad, nad on need meie kalakaitsjad ja kalamehed on ja see on kena asi. aga mis puudutab Palupõhja kui kohta näiteks on ju, seal on mina nimetasin ühe paiga neist Tammuri platsiks, sellepärast et Alampedja looduskaitse üks niimoodi loojad oli Einar Tammur, kes on nüüd juba manalamees ja Pilleda naine. Neil on seal üks kena olemine, kena saun on seal ja ka kena selline plats ja seal on õnneks kena, et seal toimub aeg-ajalt lastelaagreid. kui ma helistan ette, siis Pille võtab ka mind jutule ja ma tohin ütlema oma seltskonnas olla, et ta ei ole selline nii-öelda suvepäevade tegemise koht, et ta hoiab seda kohta, aga samaaegselt mina nimetasin selle platsi Tammuri platsiks. ühe korra õnnestunud rabas käia, ääretult tore inimene ja ääretult põhjalik ja tähelepanelik ja meeldib nagu selles mõttes nagu no ja teine mees, kes seal on ju Robert Oitjen, kes ütleme nii-öelda Tammuri tööd jätkas nii-öelda selle Palupõhja looduskooliga ja ütleme need kaks asja, Palupõhja looduskool ja siis need ja siis paneme veel selle lodja sinna juurde, nii et me saame ikka seda lugu küll ja küll. Mõne aasta pärast Eilert oleks seal, paneks neile meestele kivi. Absoluutselt tähendab on ju ja teine võtta veel see, et näiteks seal on see Sillaotsa matkarada, me võime ju ümber sõnastada, et Keskkonnaministeeriumi nii-öelda tõeline nii-öelda raudvara Tiit Sillaotsa auks on ta nimetatud Sillaotsa matkarajaks ja tal on veel, ütleme seal Velise kandis on ju nii-öelda Barnabasi nii-öelda rajatuna nüüd see Sillaotsa talumuuseum. Nimemängu võib igasugust asja teha. Mina võin ütelda ka, et mul on Riisaraba ja Riisitundur rahvuspark Soomes. Eilalt kutsus ma alati korrale, ütles, et vaata meie auliige akadeemik Juhan Ross, et tema taga on nii Rossi meri kui terve Rossijskaja föderatsioon. No, aga ma arvan seda, et siin võime rahulikult tänaseks punkti panna. Pühapäev ma looduse omnibussiga plaanin minna hunti vaatama. Ainukene koht, kus niimoodi kindla peale peaks hunti nägema praegu Eestis on Alaveski loomapark, see on seal Mehkamaal. Ja siis käime ka Mõniste muuseumis
ja laseme nii-öelda vastlaba veel Metsavenna talurahval hernasuppi keeta, nii et noh, selline mõte, selline plaan ja aga mis puudutab jah, et jäädvustame, teeme ka kunstfotos, saadame ikka fotovõistlusele, tähendab loodusaasta foto, kus žürii esimees Rein Maran saaks siis märtsis hakata pilte vaatama juba. ja teine lugu on nagu selles, et mida veel tahaks soovida, et kõigepealt pikka vastval liugu ja kohtume siis vestlusringis juba järgmine neljapäev jälle.